Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõber, esmaspäev on tore päev, kelle jaoks sinine, nagu minu särk, kelle jaoks teist värvi. Meie oleme kinnisvaraminutitega tagasi. Jah, tere ka minu poolt, et kelle jaoks punane, aga meil on saates täna tore külaline, kes tutvustab nagu kombeks on ennast ise, eks? Tere, mina olen siis Kristi Dobrelutsi-Uusmaa Tartu büroost ja kinnisvara valdkonnas olnud tegelikult juba üle 20 aasta, nii et võib öelda, et kogemust on. Mis sa teed seal Tartu Uusmaa büroos? Mina teen seal, ütleme nii, et päris kõike. Et ma täidan seal nii müügijuhi rolli kui juhatuse liikme rolli, aga samas olen ka ise vahendaja. Ja tegelikult nagu täiesti praktilistel põhjustel, et ma olen ikkagi seisukohal, et ei ole päris õige inimesi juhtida, kui sa ise asja sees ei ole ja ei tea, kuidas nagu asjad peaks olema. Aga kuidas sa nagu jagad, et lähme kohe nagu asja juurde, et juhtimine ja siis nagu maakler? Palju sa oled, mitu, ma ei tea, protsenti või kui palju sa oled nagu maakler, kui palju sa oled juht? Noh, ütleme nii, et ega ma protsentuaalselt ei oska öelda, see nüüd nagu sõltub perioodist, on ju. Aga ma arvan, ma olen ikka vast mingi selline 70% ma olen ikkagi nagu maakler. No, need on hästi iseseisvad need maaklerid, see on see põhjus, eks ju? Jah, et vaata, kui sa oled süsteemi nagu toimima ja käima saanud, siis läheb juba hästi. No, Usalda ka kontrolli, ma ütleks. Kui kõik nüüd teavad, eks ju, et kui me vaatame Uusmaa Tartu sellist majanduslikku edukust, siis sul on õigus. Et teil on läinud hästi. Ja. Ilmselt 2 aastat, kuidas? Hästi. Meil on kogu aeg läinud hästi. Et ega ei olegi mõtet ju rääkida halvasti minekust, et on erinevad ajad ja sellest lähtuvalt tuleb ka tegutseda siis. Mis Uusmaa lause oligi? Kliendid usaldavad meid? Ei ole enam. Aha, okei. Meil on igasuguseid olnud. Me armastame kinnisvara on olnud ja on erinevaid. Või kliendid soovitavad. Vaata, Ahto, nüüd täna on võimalus, ma ei teagi, kas me räägime kõigepealt nagu sellest juhtimist, räägime maakleritööst, et nüüd lisaks minul on meil stuudios maakler. Küsi nüüd Kristi käest ära need küsimused, mida sa minu käest ei ole julgenud küsida. Või mille vastus? Vastupidi, sinu käest ma julgen küsida. Nüüd tõmbas lukku. Et mis vastuseid, millele sa pole vastuseid saanud, need küsimused, et küsi otsa ära ja siis me oleme siis nagu maaklerid. Et me nagu kaitseme siis kahekesi sinu vastu. Et aga jah, võtame kõigepealt selle maakleritöö poole, et mina ka maakler ja me mõlemad oleme kaua tegutsenud maaklerid, aga võib-olla me teeme midagi totaalselt erinevalt algusest peale. Et kas on võimalik nagu öelda, et maaklerite, ma ei tea, mingisugune keskmine, mida see maakler teeb, töö sarnasus? Et iga nädal ma teen mingisuguseid kindlaid asju. Mis see põhiline asi seal on, mis maakler teeb? No ega tegelikult on ju see, ma arvan üldse, et sa ennast nagu maaklerina üldse nagu väärtustama hakkaksid, on ju, et ei ole see maaklerdus just kõige sellisem populaarsem eriala ilmselt, on ju. Ütleme inimeste mõttes, kes võib-olla tahavad kinnisvara valdkonda, see on teine, aga ma mõtlen just vastupidi nagu tavainimeste mõttes, on ju, et mis see maakler ikka on, on ju. Et aga tegelikult ongi niimoodi, et mina arvan, et kõik hakkabki sellisest professionaalsusest pihta. Ja mina ikka korrutan oma töötajatele ka niimoodi aastas mitu korda, et parim turundus on professionaalne teenindus. Et sa võid ükskõik mida teha, tegelikult nii turunduse poole pealt rääkida seal, kui tubli ilus sa oled, mida sa kõik teed, aga kui su teod nagu sellele tagant nagu järgi ei tule, siis see on jumala nagu mõtleb raistal. Aga kas on sellised maaklerid ka näiteks, ütleme Tartu linnas, keda kõik bürood taga ajavad, tahavad endale mingit superstaari nagu või iga see supermaakler on juba enda büroo loonud? No tegelikult on, sa mõtled nagu büroode mõttes, et bürood nagu Tahaks seda maaklerit sealt. Sealt tahaks seda aama. Niimoodi on väga raske nagu liigutada. Üleostmisest räägib, Ahto tahab üleostmisest. Et kuidas see tegelikult käib, et kas käib turu peal ka selline üleostmine? Ei, mina ei ole. Ausalt ei ole isegi nagu maaklerite puhul, ei saa isegi öelda. Et meie ettevõttes on ikkagi niimoodi, et meie oleme ise kasvatanud oma selliseid tipptegijaid. On mõni ära ka läinud mujale?
Ütleme vähe. Et meil on, kui ma vaatan meie Tartu büroo sellist staaži, siis noh, meil alla 5 aasta töötajaid on võib-olla ainult 1 või 2 tükki. Suur osa on juba 20+ aastat. Kõige vanem tegija on 25 aastat või pluss isegi, noh Sven meil on ju, et ühesõnaga ta on algusest alates olnud, et noh, vaata, meil ongi nagu niimoodi ja siis on üle 10 aasta on väga-väga paljud olnud, et pigem ma arvangi, see ongi see, et igal ettevõttel on oma käekiri, sa pead lihtsalt leidma need õiged inimesed, kes sobivad sinu sellise töökultuuri, sinu käekirja, hoiakuga ja siis ei ole üldse nagu keeruline temast teha sellist nii-öelda superstaari selles valdkonnas. Aga muidugi on ka inimesi, kes tulevad, noh, me saame suhteliselt kiiresti aru, et me ikkagi ei sobi, ei klapi. Et mida ma võin küll inimeste kohta öelda, noh, minu lemmikud vaieldamatult, kuna ma tegelen ka selle Tartu büroo personali poolega, siis vaieldamatult lemmikud on mul sellised, noh, ütleme siis 30+ inimesed, kes on juba mingisuguse eriala peal töötanud, noh, päris tõsiselt, mis on hoopis võib-olla teine valdkond. Ja nad teevad mingil eluetapil lihtsalt otsuse, et nad peavad nagu oma eriala ja üldse sellist elukorraldust muutma. Vaat need inimesed on nagu meil ennast nagu väga tõestanud, sest nad on juba kuhugile jõudnud ja nad juba teavad, mis nad nagu tahavad ja nad on nagu äärmiselt motiveeritud. Et noh, ma võin tuua näite, et meil on töö juures kes on nagu äärmiselt edukalt, on jurist, on ju, kes on tegelikult nagu lihtsalt otsustas ära, et talle nagu aitab sellest valdkonnast, on ju. Meil on kunstnik, reaalselt kohe kunstnik on ju, maalikunstnik, kelle töid me võime siin näha Tartu majade hruštšovkade seintel, on ju, et meil on õpetaja. Et noh, need on nagu inimesed, kes on nagu mingis teatud eluetapis jõudnud kuhugi, kus nad tunnevad, et nad vajavad nagu täiesti kardinaalset muutust. Need on head inimesed olnud meile. Äge. Ma tean, et kui koroonaaeg olid, siis paljud muusikud hakkasid ka maakleriteks üle Eesti. Sest need polnud Ma ei tea, kas tööd. Tartus ka. Ja meil oli ka, et olid läbirääkimised, et tahaks nagu tulla, on ju, aga no siis nagu noh, ega see päris nii laulmine ei ole, et on ikka teistsugune töö, et ega ta päris ei ole, et kui kunstnik tuleb, ega ta järgmine päev kohe maakler ei ole, eks ju. Ja miks see koroonaaeg on selline hästi huvitav aeg, et mida me ju kõik siin ootasime, põhimõtteliselt 2 kuud oli täitsa niimoodi, et kõik istusid ju oma urgudes, on ju, ja kõik ootasid, et kohe toimub mingi ilge krahh ja ilge nagu noh, ära kõik, ühesõnaga maailma lõpp pidi ju just nagu kohe-kohe tulema. Aga mis juhtus? Juhtus vastupidi, et kõik majandus, kõik hakkas niimoodi buumima, on ju. Et ja see on tõesti maakleri ametil on nagu see, et kui on nagu turul aktiivne periood või on näha sellist mingi noh, meedia võib-olla paisutab üle, siis no tõsimeeli iga taksojuht hakkab ka CV-sid saatma. Iga ehitaja hakkab CV-sid saatma. Isegi kui sa ei kuuluta nagu konkurssi välja, sa otsid inimesi, on ju, noh, muusikud, noh, kõik, on ju. Et kõik arvavad, et see on nagu maru selline, noh, kullaauk, vaata, kus nüüd olla, on ju. Aga kui on jälle teistpidi mingid keerulisemad ajad ja nii edasi, et noh, siis võib öelda niimoodi suhteliselt rahulik, siis nagu enam keegi väga ei taha maakleriks saada, on ju. Et see on küll jah, selles mõttes selline maaklerite puhul on jah, et kui on selline buumiv turg või üldse majandus läheb hästi ja et siis ikka kõik tahavad saada jah maaklerit. Aga nad ikka tahavad nagu sellepärast, et raha ahnus. No kõik arvavad jah. Et saab hästi palju raha. Palju, et nagu väga midagi tegema ei pea. Need on, noh, mina ütleks, hea näide on ka ju need, et ülikoolist tulnud, noh, nemad ju arvavad tihtipeale, et tulen sinna tööle oma kõrgharidusega, kohe raha hakkab nagu muda tulema, on ja noh, lõppkokkuvõttes pool aastat punnitavad ära, ei tule midagi välja, siis et ma lähen hoopis teise, ma lähen hoopis Austraaliasse ära või ma lähen kuhugi, ma ei tea, on ju. Et jah, et pigem on selline maakleri töö on ikkagi mainäri ja mida kauem sa selles valdkonnas nagu oled, seda, noh, ütleme niimoodi, et seda, noh, selge see, et sa oled professionaalsem, on ju, aga samas seda nagu edukam, kui seal oled. Et tuleb üle elada igasuguseid asju, noh, mina olen ju ise üle elanud selle esimese majanduskriisi, ma just täpselt sellel ajal tulin ju, läksin müügi peale ära. 2008. Ma tulin 2007, otsustasin müügi peale ära tulla Uusmaas, et ma hakkan nüüd maakleriks.
2007 tegid otsuse, jah, 2008 oli kriis. 2008 oli. Väga vastupidav inimene. No, ma sellest Kuidas sa said hakkama sellega? ei tea, muutused olid nii väiksed sel hetkel. Nii madalalt. Tead, ma ei osanud nagu midagi oodata, et see, kui me seal 2008 vaatasime, et ise olid ka alles selline alustaja, onju. Tea oli, kui kuus said midagi tehtud, onju, mõne tehingu või üürivahenduse ja ootuseid väga suuri ei olnud ja selline, ja siis, kui oktoobrikuu mäletan, kui meile ette pandi need tehingute statistikat ja kui see nool oli võt niimoodi alla, siis vaatasid küll, et mul on praegu võt niimoodi endal, aga kui nüüd läheb veel niimoodi, väga hullu ei olegi, Vaata, kui sinul vedas, Kristi, et mina alustasin 2005. Mina sain 2 aastat nagu head elu maitsta ja mõtlesin, et nii ongi, aga minul oli ikkagi kuskil kukkuda. Aga sina said kohe niimoodi alt üles. Niimoodi, et ei tulnud väga seda kukkumist, väga motilangust ei olnud. Jube hästi läks seal, kui niimoodi vaadata, eks ju, et oota, mulle meeldis see üks sõna, mis sa ütlesid, et mis on täitsa uus sõna, mainäri. Mainäri. Mina ei ole väga sellest, et mis see tähendab siis, et mainäri, et maakleril on mingisugune maine. Absoluutselt on maine ja see ongi ju, mis see maine on, et me igaüks loome oma kuvandi, loome oma maine, et mille järgi meid nagu hakatakse hindama tegelikult. Kumb on tähtsam, ütleme maja peal, kuulutuse peal, kas see maakleri pilt või büroo logo? Tead, see sõltub nüüd. Vaata, mina olen võib-olla see sõltub see inimesest pigem. Mina ei pane enda pilte välikuulutustele, isiklikult. Et ei pane neid pilte, pigem mina olen selle poolt, et oleks büroo logo, onja, ja minu ees- ja perekonna nimi. Ma arvan, pigem nagu võib-olla mind nagu teatakse selle järgi isegi rohkem kui mu pildi järgi, sest pildid on nagu nad on. Samas büroos on ikkagi sama eetika ju igal pool. Sama eetika on igal pool, aga meie oleme ikkagi lähtunud sellest, et need igasugused välireklaamid ja need on ju, need tegelikult on osaliselt ka personaalturundus ju. Ja igaühe personaalturundus peakski olema, nagu see nimi ütleb, personaalne. See, mis sellele inimesele või maaklerile nagu sobib. Et me ei saa peale suruda personaalturunduses näiteks kellelegi, et meil personaalturunduse kavas on sees, et peab kirjutama iga kuu artikli. Kui ma ei ole kirjuta inimene, ma ei kirjuta sealt mitte midagi välja. Ja lihtsalt kirjutamise pärast, täiesti mõttetu tegevus, aja raiskamine, keegi lähebki sinna prügikasti mind ära. Keegi ei loe seda. Täpselt, keegi ei loe seda ja nii edasi. Või teine asi, mis on erinevad maaklerid, on ju. Keegi näiteks, paratamatult meil meeletu populaarne tehakse videoid objektiga peal. Ma ei saa sundida seda maaklerit, kes ma tean, et on päris elus hoopis teine suhtleja hoiakuga kui see, kui ta seisab seal kaamera ees ja väriseb ja näeb nagu ilgelt veider välja, on ju, et lausa hole hakkab, on ju. Ma ei saa sundida temale nagu sellist turundust peale, kuna me peame tegema objektidest videosid. Igaühel on oma käekiri, igal maakleril on oma klientuur, omad inimesed, eks ole, kellega ta võib-olla klapib rohkem, klapib vähem. Ja meil on, kuna meil on ka büroos erinevaid maaklereid, kellel on erinevad suhtlused, siis kui ikkagi näiteks me ise tunneme, et ma nagu selle kliendiga ei saa kuidagi nagu koostööd teha, et ma tunnen, et ma ei ole tema jaoks selline nagu partner tegelikult, et siis ma võib-olla vaatan, et äkki ta on hoopis mul teise kolleegi tüüp nagu võib-olla selline, et äkki mu kolleeg suudab paremini teda nagu teenindada, aidata, miks mitte, on ju. Et eks neid erinevusi nagu ole, on ju, et mõned on sellised pehmemad, mõned on jäigema suhtumisega, mõned on hästi konkreetsed, on ju. Mõni on selline rohkem suhtlemisaldis, on ju, mõni ütleb, et ta ei jõua nüüd tädide jutt ära kuulata, on ju. Et mõni kuulab hea meelega, see ongi nagu inimesest. Aga see maine on nagu siis mingi grupi, mulle ikka meeldib see nagu maine, eks ole, et see on igal ühel on oma mingisugune grupp, kelle silmis siis on mingisugune nagu maine. Et nagu sinul on oma mingisugune grupp inimesi, ma saan aru. Minul on selles mõttes juba vaata, kui sa nii kaua ju ise oled töötanud, sa ju tead, et üks soovitus teiseni. Ja minul on ka nii. Hetkel sa ei peagi enam kuskilt omale kliente otsima, sest tõesti, üks hea selline koostöö võib viia selleni, et tema kaudu tuleb 5 uut asja nagu müüki on ju konkreetselt. Ja see ongi nagu, ta soovitad mind, ja nii ta lähebki edasi. See ongi nagu maine tegelikult. Kuidas need asjad üldse müüki tulevad? Mina olen võib-olla vale inimene küsimast. Ma tegelikult just vastasin sellele, et mulle tulevad ise. Nad tulevadki ju niimoodi nagu see. Aga kui sa oled olnud seal 10 aastat pluss turul, on ju,
aga vaata see algaja maakler tuleb ma mõtlen, tullakse kus temal ei ole ju mitte midagi. minule kirjutatakse, okei. konkreetselt kirjutatakse, kuule, see soovitas, et ja me tahaksime ka sinule anda, tegelikult on väga palju ka inimesi see, et mis see on see usalduse teema, et väga paljud varad, mis sa ikkagi müüd, on see, et kui sa ühel oled inimesele nii-öelda müünud, kõik on väga hästi läinud, nii edasi, ta soovitab ja inimesed jätavad vaata sinu kätte oma vara, nad jätavad oma varavõtmed ja nii edasi, aga ta teab, et seda võib usaldada, onju, et tal sõbral läks kõik hästi, võtmed olid tema käes, kõik oli ilusti hoitud, kõik anti ilusti üle, onju. asjad olid alles pärast. Et selles mõttes ja see ongi see, et tihtipeale need asjad, mida sa müüd, ongi tegelikult, inimene, et ta usaldab oma vara sinu kätte, onju. Et neid jääb järjest vähemaks, kus inimene ise sees elab, onju, et mida sa pead siis müüma, et enamus on ja sealt hakkabki pihta, onju, et ja nad usaldavad minu nõu, mida ma ütlen, nad usaldavad minu soovitusi, see ongi oluline tegelikult, et me peame ikkagi olema koostööpartnerid. Kui palju maaklereid need paremad diilid endale ostavad näiteks või ostavad üldse maaklerid? Vähe, seda on ikkagi väga. Tead, mina ei tea, mina ütlen ausalt, ma kogu oma 20 aasta jooksul ei ole ühtegi paremat diili endale ostnud. Olgugi mul on võimalusi olnud, mul on kliendid otse öelnud, et ma tahan sulle müüa. Ja sa siis ei osta ka või? Ja, no selles mõttes, et ma esiteks meil on küsimus, onju, et mida ma sellega teen, onju. Kuid edasi? Et vaata, minu jaoks ei ole see päris see õige, et tema tahab mulle müüa, et kui mul on talle öelnud, et tead, et see hind, millega võiks müüki alustada või millega sa võiks reaalselt realiseerida, on see, aga tema ütleb, tead, et mina müüks sulle. Poole hinnaga. No päris poolt ei ole pakutud, aga ikkagi arvestatav summa on pakutud . Aga mulle ei tundu see eetiline, sest ma tean, et mida mina sellega teen. Teengi sellega seda, et ma ostan ära, siis müü kallimalt edasi. No, minule ei tundu see õige. Ei tundu õige. See asi sai nüüd selge. Ja, minule ei tundu õige. Võib-olla mõnele tundub see õige, aga minule tundub see õige. Minule ei tundu see õige. Selles mõttes, et mina... Positsioon on erinev. Ja, mina mängiksin võib-olla teistpidi üle. Ma ütleks talle niimoodi, hea küll, kui ma ütlesin sulle, aga ma müün selle kallima hinnaga maha ja ma võtan selle võrra rohkem natuke vaheldus. Mina olen kusjuures. Kristi võib-olla ei mäleta kunagi sinu algusaega, ma olen ühe korteri ostnud. Lootusiga. Sa ikka mäletad, näed? Ma mäletan väga hästi, sa tulid rattaga. Tulid rattaga? Vaata, ma olen tagasi seal. Ma tükk aega sõitsin uhkete autodega. Seda suurepärast korterit. Ma ratast ei mäleta. Mina mäletan, sa tulid rattaga. Seal olid lutikad seal korteris. Seal olid lutikad ja seal oli veel... Sina ei ole sellest süüdi, seal täiesti ma tead. Sellepärast, et ma ei imesta, et seal lutikad olid. Sest seal, kui me korterit vaatamas käisime huvilistega ja nii edasi, seal teki all magas vähemalt 4-5 inimest kogu aeg. Tõsi? Ja minu meelest isegi siis, kui me sinuga käisime esimest korda, siis seal oli mitu tükki neid teki all, aga sa ei pannud tähele. Seda, minu jaoks oli üllatav info see rattaga. Meil just käis üks saade, kes see oli, see Maastik arhitekt. Käis meil ja tema sõidab kogu aeg rattaga. Ja siis ma hakkasin ka pärast seda rohkem ja näed, ma olen minevikus ka rattaga, sest vahepeal ma sõitsin ainult autodega. Mina hakkasin ka rattaga. 9 või mingi selline aeg äkki oligi. Nii äge. Ma mõtlesin, miks sa ise ära ei osta, ma sain lõpuks vastuse. Ma ei julgenud 20 aastat küsida. Jah, ei julgenud. Aga jah, see oli selline huvitav korter, mis jääb mulle siiamaani meelde, et kuidas seal see proua, kes seal elas, magad mitu inimest oli seal teki. Aga ilmselt ei saadki aru, sest see voodi oli nii sassis kogu aeg, vaata see. See ei seganud, meile tegime... Väike korter oli kööktuba. Ja, mis siis tollel ajal oli? Sa ikka vaatad see päev. Lähed sisse, vaatad, et voodipees hunnik on, aga sa äkki sinna teki alla. Mul paar korda tõusid üles. Aga see on täpselt see lugu, et ei ostnud ise ära ja küsisin natuke rohkem vahendust. See oli see. Et mina seda niimoodi eetiliseks ei pea. Kuidas maaklerid sõidavad näiteks mööda linna ringi? Ei tea, kuidas neil seal läheb, et seal ma selle korteri müüsin tollel aastal. Külla ei lähe vahepeal, jõulude ajal. Ei lähe külla päris, aga on kliente, kes kutsuvad külla ja kelle juures oleme käinud külas ja kellega käime lõunat söömas aeg-ajalt ja lihtsalt niimoodi, et neil võib-olla mingid küsimused on jälle kinnisvaralased tekkinud, et
no lihtsalt väljaspool võib-olla mingit sellist üpsa, et kes mida seal pärimise teel saanud on või kuidas millegi lahendada, et selliseid kontakte on ikkagi jäänud. Aga jah, ikka nii on, et sõidadki ringi ja vaatad, et noh, siin oled vahendanud, seal oled Ja vahendanud. läbi akna paistab, et uued kardinad on mind. see linn on minu, sa oled tegelikult igal, kas ära ei, vaata, ma ei tea, kui palju sa neid korterid oled vahendanud, aga ilmselt hästi palju. palju. Ja siis käid linnas ringi ja kas nagu noh, et see maja on veel vallutamata, et kas see nagu ära ei tüüta see Tartu linn lõpuks? tead, ei tüüta, noh, selles mõttes vaata, me võime rääkida küll, on ju mingit, aga samas on ju iga klient on erinev, iga objekt on erinev ja kuidagi nagu ikkagi, et mõne maja puhul on nagu väga fine, et ma olen seal pool maja, ma kõigi korteriühistu juhatuse liikmeid tean, kõigiga olen suhtlenud aegade jooksul, noh, kui vaja seal midagi küsida, no toimetada, mingit, selles mõttes on isegi nagu lihtsam, vaata. No lihtsam on küll, ma mõtlesin igav. Igav ei ole, muidugi meie, no meil ei saagi igav olla maaklerit, meil kogu aeg ju käib mingi tegevus, tead. Et kui juba tundub väike rutiin tulevad, siis tuleb mingisugune ilge asi sisse, et millega sa siis pusid ja jamad seal. Et selles mõttes, et igav kindlasti ei ole, jah. Mina olen, ma ei tea, kuidas sina vaatad nagu, et mina olen vaadanud sihukest nii-öelda keskmise seadust, et mõned, noh, et vaata inimesed ütlevad, et oi, et vahendustasu on maru suur ja mõnel juhul see maru suur vahendustasu osutub väga väikeseks, aga sa kunagi ei tea, mis üllatus tuleb, kas on samamoodi? Ja ikka on selles, jah, ma olen täitsa nõus, et sa ei... Näitad ühe korra ja jube, noh, mille peale tulevadki, et nii palju raha saab, aga tegelikult asi ei olegi rahas, et mõnda asja näitad seal 20 korda, ei saa aru, miks ära läheb, pluss teed veel mingeid asju ja justkui ei tasugi ära. Kas on samamoodi seal? No eks ta ikka on mingite objektide puhul, aga no mingite objektide puhul on ka lihtsalt see, on ju, et sa lihtsalt ei saagi aru, miks ta nagu ära ei lähe, vaata, et kõik peaks justkui nagu õige olema, on ju. Noh, ja siis ongi niimoodi, istud ja vaatad ja mõtled, et noh, mingi kuskil aga peab olema, et ma üldjoontes on ikkagi lõppkokkuvõttes jah, et sul tundub, et seda nagu töömaht on nagu oluliselt rohkem, kui võib-olla sa arvasid. Aga mingid siuksed kummituslugusid ei ole, et nagu siuke esoteerilised, noh, meil on näiteks, et inimene unustas käe koti maha, siis pärast ostis oli 20, no mingid selliseid kas mõni siuke imelik lugu, mis võiks nagu üllatav olla, et Jaa, mul selles mõttes... räägi üks imelik lugu meile. Imelik lugu, no see on vist esoteerilist lugu. Ma jäsin ühte mõisale hinnaanalüüsi tegemas. Siin tegelikult Maarja Magdalenas. Ja noh, nagu tõsimeeli, noh, viskasin nalja. Küsisin ka, et kui olin ülevaatus, tegin seal, proua oli kohal ja pere oli kohal ja noh, teil kummitab ka sinna. Naljaga olin. Jaa, muidugi. Et jah, ja siis hakkasid järjest need lood tulema, et mis seal, kus on ja kuidas noh, neil oli nagu tegi seda Airbnb majutus suviti seal, et noh, kuna talvele jõudnud kogu mõis saab nagu kütta, on ju, et kuidas ühed noored olid seal nalja teinud, hakanud vaime välja kutsuma öösel ja siis oli see vaim neid nipeldanud seal toast välja ei lasknud ja no räägivadki niimoodi ja siis õhtul kõnnid ja kuulad ja mõtled ja... Oli siis või? No mina neid ei näinud. Tegelikult ei olnud siis ikkagi. No ma ei usu, et valetasid. Aga siis ta juba täpselt oskas rääkida, et see härra oli ka tal kõrval ja siis ütles, et mul härra seda ei näe, et tema ei ole nii tundlik kui mina, aga näed, siin on uks. Et siit nad tulevad, siin on nende portaal, et siit nad tulevad, nagu näitab mulle niimoodi sinna koridori lõppu, et siit nad tulevad. Et mul härra ei ole, aga noh, leidid ikka, kes nagu tundlikumad on, vaata, et need ikkagi tajuvad, et toast tõstetakse asju ümber ja nii edasi. Siis ma mõtlesin, et kas me ikka tasus küsida või? No nagu naljaga tead niimoodi on ju. Aga panid sinna kirja ka selle? Tead, ei pannud seda kirja sinna, et ma jupp aega tulin kontorisse ka ja mõtlesin hindajate käest, milline küsimus on, et kui palju nagu mõjutab nagu tead. Mis nad ütlesid, meil on see arutelu olnud, et noh, räägite siin varjatud puuduse mõistest, et kõik tuleb ju välja tuua. Et kuidas, mis see hindajad siis arvasid, kas kummitus tuleb välja tuua? Ei tule välja tuua. Aga ma arvan, see on sellepärast, et nad ei oska seda kuidagi, kas ta nüüd 5% või 10%, mõnele on ta võib-olla annab juurde. Nagu alla või üles, kus see? Jah. Et mõnele annab juurde võib-olla see isegi vaata, et ärile, äri mõistes. Muidugi. Tore on ju, jah, kummitusturismi on ju. Aga selliseid nagu, muid selliseid lugusid niimoodi ei olegi, kus võib-olla sa pisid natukene nagu
esoteerilisi, et on igasuguseid kui toredad lugusid. aga mingit siukest lugu, mida sa ei tohiks rääkida, aga nagu nüüd on võimalus. Mingi siuke nagu huvitav lugu, kuidas ma ütlen siis, noh, anonüümselt kuidagi, mis on hästi siuke hea lugu, aga noh, sa ei tohi tegelikult rääkida. Hea lugu, no mis see hea lugu võiks olla? Kliendiga mingi, Ah? no kliendiga mingi teema, mingi asi maaklerina, ma ei tea, et kuidagi, no mõtleme. Väga hea, no ühesõnaga selles mõttes üks hästi värvikas lugu oli küll mul, et oli selline hästi tore selline ütleme pigem nad olid, ma arvan, see 60+ paarikene, et selline hästi võimukas meesterahvas ja selline natukene nagu fontlikum, tagasihoidlikum meesterahvas. Ühesõnaga see proua oli äärmiselt rahul oma elamisega, oma köögiga, kõik tal oli super, kõik on nii hästi ja kuidas tema räägibki nagu klientide juuresolekul ka, kunagi ei tahtnud ära minna, tal oli selline väike koer kaeldas kogu aeg, klähvis seda, ma kogu aeg palusin, et äkki on võimalik koeraga jalutama minna, mõni ei kannata, ei, sa pidi ikkagi kohal olema. Hea küll, see annab ka. Ja siis ta seal klientide juures räägib, et kui hästi tema on nagu seda köögimööblit, kirib tellimuse, mis materjalid seal on ja ta lasi küll nõudepesumasina panna, aga ta ei kasuta seda nõudepesumasinat, sellepärast et tal oli mingisugune oma versioon, mis protsessid ja bakterid seal nõudepesumasinas nagu toimuma hakkavad, et tema on kohe peseb nagu ära ja siit klientidele näidata, et ikkagi nagu nõudepesumasin on kasutamata, tõmbas lahti. Ja sealt veeresid tühjad õllepudelit kõik välja. Ära oli. Ära leidis lahenduse. Kuidas nagu. Ja siis seda nägu, ma ei tea, mis sai, kui see mees lõpuks koju tuli. Aga tehingus seepärast läksid, mees oli notari juures või? Mees oli notari juures. Oli terve. Oli terve. Aga see nägu, saad aru, ja see klientide reaktsioon, et kui need pokid sealt välja veeres, tühjad kolisevad pudelid on. Ta oli näha tõesti, et ta on seda nõudepesumasinat kasutanud. Maie ja Vald. Tea, ma päris ausalt, ma ütlen sulle, nad olidki nagu Maie ja Vald. Nagu päriselt. Ja ma ei hakka ütlema, et mehe nimi oli Valgo. Tundmatud seaduse. Valdur, no ongi päris elu, vaata, kui sa vaatad neid igast Maie ja Valdur ja ma olen ka, ja filmid ei ole enam huvitavad, sest see töö on parem kui film kohal. Jaa, ei, seal saab igast nalja. Meil on, ma ütlen tõesti, on olnud selliseid momente, kus sa nagu tõmbad korra nagu kohmetuks ära. Ma mäletan, algusaegadel oli, kui ma alustasin, siis see on ka selline, üks tore lugu oli, et käisid korterit vaatamas 2 õde. Ja ka sellised hästi jutukad daamid olid. Ja siis ühel daamil käisime ära, siis pärast ajasin väljas juttu juba maast ilmast ja selline hästi jutt käis ja ühel nendest daamidest kukkusid proteesid suust asfaldi teada. Siukene. Ja sa mõtlen nüüd maaklerina, et kuidas sa... Mis sa tegid siis? Mul oligi täpselt niimoodi, mis ma teed, tõstma ja imelik hakata, tagasi ulatada talle neid, Suu paned suur. Et kuidas ma nagu peaksin reageerima, näitama, juhtima tähele, sest ta ei lasknud segada sellest ennast, ta rääkis edasi ilma proteesideta. Kas sa ilmselt saab, mis hääl muudub, et susiseks? Hambad jah, nagu olid. Ühed hambad olid, ma teeks ülemised palumisel, ma ei saanud talle otsa ka enam vaadata, vaat. Ja siis ma mõtlesin, mida siis nagu, kuidas nagu läheneda, saad aru. Ma arvan, see moment oli lühike tegelikult, aga mul oli selline tunne, nagu see kestis igavikku. Et lõpuks ta ise, sai aru ise ka, vaata. Ja siis ta kahmas maast üles ja pani suu tagasi ja jätkas juttu sealt, nagu oleks mitte midagi olnud. Aga see minu jaoks oli nagu selline tunne, nagu see on nagu igavik, et mida ma nüüd nende proteesidega siin tegema peaksin, kuidas ma nagu reageerima peaksin. See oli selline üks minu esimesi selliseid markantsemaid lugusid, kui ma alustasin seda eriala. 2 prouat ja kliendid olid ka ja sina. Ja siis ta rääkis rahulikult edasi. Ja ta palju nagu mitte midagi oleks juhtunud nagu. See reaktsioon oli selline, võtab suu tagasi ja räägib edasi. Aga see Poki lugu oli, seal oli ka nii samamoodi, et nagu rahulikult edasi, et veersid ära ja kuidagi... Ta seal muidugi see reaktsioon, sa kujutad ette, on ju niimoodi ja siis oligi nagu kõik on ju, et umbes, ei ole kasutanud üldse, ei ole kasutanud seda, et see oli nagu nii ootamatu, et temal läks nagu jutt edasi. Et nagu ei olekski neid sealt välja veerenud, aga neid oli palju. Neid on terve nõudepesumasin. Kas sul sellist lugu ka on, et vaata lõpuks maaklerid lähevad ju kaasa sinna tehingusse notari juurde. Kas notari juurest on inimesed ära ka läinud?
see tuks on pitt praktika niimoodi, Äh, et üks pool ütleb, et meie teile ei müü või siis teine pool ütleb, et meie teie käest ei osta. Niimoodi ei ole olnud. Selles mõttes, no minu jaoks on ikkagi see, kui ma juba notarisse jõuan, nagu, Siis on asjad korras. siis on asjad, see on ainult vormistamise küsimus. Et sellist asja ei ole jah olnud, et jah, on küll olnud niimoodi, et kus mingi on läinud veninud nagu notar pikemaks, sest mingi varade jagamise, ühesõnaga üks ostjatest ei olnud nõus, kuidas seda raha jagada, et üks sai müüjatest rohkem, teine teema oli ja tema ei pidanud seda õigeks. Et niimoodi on, et tema ei ole nõus kirjutama alla, et üks müüjatest saab nii palju raha, teine saab nii palju raha, onju, et vaatamata neil oli omavahel kokku lepitud, et tema ei pea seda nagu õige. Okei. Et see ei ole nagu normaalne, noh. Hakkas seal lahendama teistena asjus. jah, et ostja hakkas nagu rääkima, et see õigsusest, õiglusest. Ostja. Ostja ütles. Ostja ütles, et teie peate oma vara niimoodi jagama. Ei, no tema peaks olema nagu, et tema tunneb, et see üks osapool on nagu rõhutud seal, et noh, see natukene tehakse liiga sellele ühele osapoolele. Aga noh, seal õnneks, kui on hea notar, siis ta lahendab nagu sellised asjad vaata ära, on ju, et aga üldiselt jah, minu jaoks on ikkagi tehingusse minek see, kus minnakse lihtsalt vormist. Seal mingid läbirääkimisi, mingeid küsimusi, mingi teada enam ei ole. Tumeda nende kinnisvaratehingutega. Aga nüüd sa ütled, et igal maakleril on oma selline, noh, oma maine ja oma seltskond, aga mingi asi, mis igal maakleril, noh, mingi ühisosa, mis peab olema, kas saab nagu mingi paar asja välja tuua? Siin sa mõtled nagu praegu mingi, ma ei tea, väärtused või? No selles mõttes ikka peavad ju väärtused olema, et tegelikult on kõigepealt hakkab sellest pihta, et maakler peab iseenda tööd nagu väärtustama tegelikult. Ta peab aru saama, et noh, miks ta seda teeb ja mis hind sellel on ju, sellel tööl on ju. Et tihtipeale alustavad maaklerid ju ongi nagu, et kas nad nagu noh, hindavad ennast üle või alahindavad ennast, aga tegelikult sa pead ise nagu väga hästi aru saama, et sinu teenust on nagu vaja. Sa pead ise aru saama sellest maaklerteenuses, sa pead aru saama, et seda on sinu kliendil vaja, et sa pead olema nagu kliendile nagu äripartner on ju, et kes aitab tal teha head diili. Et ükskõik, on see kodu, on see ükskõik millal, sa pead aitama tal teha head diili lihtsalt, mis veel turul võimalik saab hetkanud. Kas siuke termin on sulle tuttav nagu kotimaakler ja kilekotimaakler? Oota, küsime kõigepealt meie maaklerid. Ahto, kas sina tead? Ma pole kuulnud. Ei ole kuulnud terminit kilekotimaakler ega kotimaakler? Ei. Aga võib-olla see on liiga anekdootlik lugu, et Ma tean ostjamaakler. no vot, räägime sellest, lased kotid olla. Nii. Mis ostjamaakler? Ma olen seda sõna kuulnud. Nii. Ostja palkab ise maakleri, et otsi mulle mingi. See on teine asi, jaa. Pigem investor vist. Seda tuleb ette tänapäeval. Tuleb vähe Vähe. tuleb jah. Et no pealiselt välismaalased, soomlased on nendes aga no soomlased ostavad siia Lõuna-Eestisse praegu suhteliselt vähegi ja nad nagu müüvad rohkem. Aga muidu ikkagi välismaalased, nemad ikkagi ostuesingi investi valmis maksi. Aga kas tullakse lihtsalt kontorisse ka, et ma tahan seda otsida mulle? Ei tulnud. Ei, see on ikkagi jah, ma ikka mäletan, kui me alustasime, meil olid kontoris need objektide brosüürid, vaata, inimesed tulid, istid maha, anti kataloogi ette, siis nad lappasid seal. Fotod olid seal fotopointi. Ja siis käisid, see oli see lehereklaam ja vaata oli siis meil sekretär jooksis nende lehekuulutuste tekstide ja piltidega siis sinna Postimehesse ja viisad sinna. Siis lõpuks mingi aeg oli, vaata juba koondati kokku ja saadeti meiliga, aga mingi aeg ta jooksis. Kontor oli Postimehe kontoril läheb. See on nagu alati eelis. Aga ei, need on kilekotimaaklereid, eks jah, neid ikkagi nagu... Mis see tähendab, see termin, et ma mõtlesin, Ahto ei tea, siis sisustame talle ära, seletame Ahto ära, mis asi on. Mina tean, et kotimaakler on see, kes nii-öelda tõmbab kliendile koti pähe, et on hästi selline omakasupüüdlik, aga kilekotimaakler, ma ei ole ka aru saanud, mis see vahe on, et tal ei ole kontorit või? No põhimõtteliselt jah, vaata, kogu elu on kaasas. Et mis tal on, et mina olen ka niimoodi aru saanud, see kilekotimaakler, et... Tal ei ole firmat ka siin? No, ilmselt 5 või 200 eurot. Võib-olla seal jah, et aga üldjoontes nad ongi sellised, käivadki kogu elu kaasas, et ei ole nagu sellist... Aga ma arvan, et praegu on nagu väga keeruline nagu sellise nagu tegutseda,
et nii-öelda sellise kilekotimaaklerina inimesed on äärmiselt teadlikud ja noh, tegelikult nad nagu maksavad selle eest, siis nad tegelikult nagu väga hästi teavad, et noh, mida nad nagu saada tahavad. Petta ei taha saada, sest kotimaakrit ei taha keegi, et kes sul nagu petab või kuidagi koti pähe tõmbab. Petab jah, noh selle koha pealt on jah, eks ole selline mingi nali on ju vaata ka, et kott tõmmati pähe on ju, et aga noh, ütlengi, kui sa nagu tahad selles valdkonnas nagu edasi tegutseda on ju ja see on see valdkond, kus sa tahad edasi tegutseda, ma ei tea, kas see nii on seda väärt või? Nagu kui sa paned nagu, et ikkagi väga paljud, mina ei ole ammu juhtinud bürood, aga kunagi ikkagi väga paljud ütlesid, et neil on raha vaja. Ja see tegelikult ei ole ju kõige parem motivatsioon tööks. Sa tahad ikka aidata inimesi, ma olen aru saanud, et kas see kuidagi nagu tuleb see uus inimene, sa ütled, et on parema tahad, siis kõik tahavad ikka, et tahaks hirmsasti nagu raha pärast teha seda. Raha pärast ma ei tea, kui kaugele sellega üldse jõuab. No ma arvan, et ei jõua väga palju, vaata minu jaoks paneb selline nagu rahaline, ta paneb sulle klapid pähe. Minu meelest on niimoodi, et noh, tavaliselt ongi ka alustavate maakleritega on nagu see, et kui nad, mida ma ütlen, et tegelikult alustab maakler, see on üldse hea, kui ta võib-olla esimese kuu jooksul juba tehingust jõuab. Sest siis ta nagu jätab kõik need muud nagu vajalist, ta läheb nagu selle ainult nagu tehingu ja vahenduse peale välja, ta paneb ta nagu klapid pähe ja ta need muud tegevused tegelikult, mis on sellised nii-öelda proaktiivsed tegevused, mis talle lõppkokkuvõttes reaalselt võib-olla nagu tulevikus tulu toovad, jätab nad kõrvale. Ja samamoodi on ka võib-olla sellised, kes on juba selles valdkonnas töötanud, etki tulevadki mingid raskemad ajad ja tekib see nii-öelda mingi rahaline surve, et kõigil on ju mingid kohustused, on ju, perekond ja nii edasi. Ja kui sa siis hakkad ainult keskenduma, et ma pean nagu tehingut ja pean tegema, siis oledki nagu see klappidega hobune, kes tegelikult nagu suurt pilti ei näe ja ma arvan, et sellega sa ei jõua kuhugi. Mis tal on ainult liisingud ja lapsed? No liisingud 3 L-i reegel. Mehed ka. Jah, 3 L ja 1 M. Et keda tuleb üleval pidada, mida need naised kõik tegema pidid. Ja, aga vot naised ja mehed, et kas naised on ikka paremad maaklerid, räägitakse? Ma ei tea, mina see sõltub ka inimesest endast, mina küll ei saa öelda, et naised on paremad. Naised on siis natuke nagu kohusetundlikumad võib-olla ja sellised natuke nagu paindlikumad on ju mingites osades, võib-olla nagu sobituvad nagu suurema sellise publikuga arsu. Suudavad olla nagu, nende maine on siis nagu nii-öelda, ei see maine vist ei puutu üldse asjasse, see on soojema. Ma arvan pigem nagu jah, selline, et noh, kuidagi ja noh, klientide poole pealt ka on ju, et millegi pärast ikkagi jah, et eelistatakse, kui me vaatame ka neid, kes helistavad nagu kontorisse või küsivad näiteks, noh, vaatasin teil kodulehe pealt on ju, et selline maakler, et nad kõige vaatas naisi valivad seda kodulehe pealt, kui mees. Nagu naised või mehed valivad? No pigem nagu naised valivad naisi. Naised valivad ka naisi? Naised valivad ka naisi. Õudne. Aga ma ütlengi, pigem on nagu niipidi, et kodulehe pealt. Ma ei oskagi öelda, millest see nagu tingitud on, aga ma arvan, see ei ole nagu üldse peamine teema, et nagu ma ütlengi, et igal ühel on oma klientuur, oma sihtgrupp, kelle tema neile klapib. Kui sa oskad selle turult üles leida, oskad selle põhjal omal kliendibaasi üles ehitada, siis laseda teie väga suurepäraselt või? Aga see maakler peab seda kliendibaasi ikkagi nagu väga palju ise tegema, et bürool on siis siuke nagu pigem nagu ka toetav roll. No meie ütleme alati niimoodi, et meie olemegi nagu toetavas rollis. Me anname need vahendid, kuidas nagu tulemuseni jõuda. Aga vahendeid peab reaalselt kasutama hakkama ikkagi inimene ise, maakler ise. Kas siis noor maakler saadetakse, et kuule, seal on siuke maha jäetud maja, et poolenisti, et mine uuri, kas omanik ei taha seda maa müüa? Ei saadeta päris noort ei saada niimoodi isegi, et ta pigem ta ei pruugi seal hakkamagi saada selles mõttes, kui ta läheb päris roheline, läheb niimoodi nagu läheneb sinna lihtsalt. Külamees. Jah. Kus sa saadad teda? Jah. Aga ega need alustanud, meil on nagu selge nagu niimoodi, et meil kui ikkagi tuleb uus täiesti alustav inimene, siis temal on oma juhendaja mentor ja põhimõtteliselt meil on teatud miinimumnõuded enne, kui me üldse lubame nagu enda kaubamärki esindama. Mõnedele tõsi, kes on tööle tulnud, nende jaoks tundub see liiga pikk aeg oli. Aga see sõltub inimesest. Kui pikk see aeg on, kui sa saad? See sõltub inimesest. Okei.
mõni teeb selle kuu ajaga ära. Kõik need asjad, kõik need ülesanded, kõik need seaduse õppimised, meil on kohustuslikud koolitused, mis lõpevad eksamiga, on ju. Et mõni teeb selle kõik hästi kiiresti, mõnel võtab rohkem aega. Noh, et kui nii kiiresti, kui ta saab, et see tegelikult koosnebki mitmest osast. See koosneb esiteks turu tundmisest, ta peab teatud sihipäraselt teatud ülesanded lahendama, et endale turgu selgeks teha, on ju, mis üldse turg toimub, mis pakkumised, kus hinnaosad, mis piirkonnad, on ju. Seaduse tundmises selline minimaalne pakett, mis siis koos mentoriga läbi käiakse kõik, et nagu oleks aru saada, millest räägitakse, mis on hüpoteek ja mis on keelumärge ja noh, mingid sellised asjad, on ju, et ta vähemalt saaks aru, on ju, millest nagu klient võib rääkida või millest võib rääkima kliendiga. Ja siis on nii-öelda see konkreetselt nagu see müügipool, on ju. Et kas, kuidas ja mida müüa ja kui siis ütleme, see mentor või juhendaja siis tunneb, et ta on nüüd nagu valmis seda kaubamärki esindama, et siis me saadame teda nii-öelda selliseid külme või pime kontakte tegema ja kaardistama niimoodi, et selle põllumehe juurde vaatab, talumehe juurde, et kuule, et mis teed, et äkki tahad müüa või. Aga selleks peab olema ikkagi teatud tase nagu saavutatud, et mainet on hästi kerge rikkuda, aga pärast seda nagu tagasi klappida enam nii lihtne nagu ei olegi. Ja sellist ajalist ressurssi leida on ikkagi väga keeruline, et hakata niimoodi klappima, et pigem jah, võtta see aeg ja teha nendele nagu väga hästi ja sellised minimaalsed nõuded nagu selged ja siis võivad esile olla meie kaubamärk. Kaubamärgi maine on jah. Ja ikka, ja no selles mõttes ja ikka kaubamärgi maine, see on ka tema enda maine. Et selles mõttes, et need on ju omavahel seotud, on ju. Ja et tegelikult see kaubamärk ju näiteks, nii ma kindel olen, et kaubamärk on väga oluline asi alustavale maaklerile. Et kui ta on ikkagi tugeva büroo maakler, tal on oluliselt lihtsam ka ennast müüa, oma teenust müüa, ja kõik on lihtsam müüa, et selles mõttes see on nagu väga oluline. Et kui ta sinna läheb, on ju, noh, eks me kõik eksime, on ju, ja nii edasi, aga kui tõesti tuleb nagu mingisugune selline keskmisest suurem apsakas, on ju, siis üks asi on tema maine, teine asi on Uusmaa maine, on ju, et mis nagu tegelikult samamoodi kahjustuda, ta ju esindab meie ettevõtte. Muidugi. Aga siit mul kohe tuli nagu see küsimus, et noh, vaata sinule tuleb nagu hästi, noh ikkagi tuleb need päringud, sa ei pea ise otsima nii-öelda kliente, on ju, aga kui ühel hetkel liiga palju kliente, mis sa siis teed? Kas ei tule ette sellist olukorda? Sa ei saa oma seda isiklikku klienti, nagu ma ütlen, et Ahtole, noh näiteks alustav maakler Ahto, ja minul on palju kliente. Ma ei saa anda talle seda. Aga ma ütlen sulle ausalt, mul ei ole sellist momenti olnud kogu selle aja jooksul. Mina hoian oma kliente ikkagi väga hästi ja selles mõttes ma ei tea, kas see on millest see nagu tingitud on, et vahepeal ma tunnen, et mul on portfell nagu ääreni täis. Just. Et ma nagu ei tahaks kedagi võtta, aga siis tekibki mingi hetkel selline väike paus, kus sa natukene jälle lähed ära, siis tuleb jälle tagasi lainena. Et ma lihtsalt tean, et see on nagu muutuv ajas, vaata. Tube naiselik sa oled. On ju, aga ongi naiselik, aga see ongi muutuv ajas. Täna mul on palju, järgmine kuu samal ajal on võib-olla mul juba nagu vähem, on ju, et siis võiks nagu peale tulla, on ju, midagi veel, aga see ongi hästi selline muutuv ja mina olen ikkagi öelnud, et need inimesed, kellega ma tunnen, et mina olen tema jaoks nagu selle valdkonna spetsialist, partner, ta usaldab mind, ma leian alati aega. Ma leian alati aega tema asjadega tegelemiseks, ma leian alati aega. Ja kui mul ongi natukene mingi ajanappus ja üldse paha, kui ma ütlen, mulle tead, et see nädal mul ei õnnestu sinuga kokku saada, et ei klapi, saame järgmine nädal kokku. Aga oled reisile 8 nädalas. Mis ma ütlengi, et ma lähen reisile, kas sulle sobib, kui ma tule reisi? Ja kui mulle ei sobi üldse reisile. Aga siis ma vaata ütlen, et ei, siis ma ütlengi talle, et siis ma võin mõne teisele kolleegile anda, see on tema valik. Okay. Selles mõttes, et see ei ole minu see, et tead, mul ei saa sinuga tegeleda, et ma annan su ära oma kolleegile. Aga ma võin teile öelda, et ma olen 2 nädalat ära, et kui sulle sobib, et peale nagu reisi puhkust on ju, võtan sinuga ühendust, et saame asjaga nagu pihta hakata või siis aga see on tema valik. Kui ta ütleb, et ei, ma tahaks kohe. Et see ei ole minu poolt ära öeldud. Okay. Et selles mõttes, aga mina arvan küll, et tegelikult kui ikkagi sul on selline hea klapp nagu inimestega, et siis siis tegelikult on hästi. Uusmaas on peamiselt ikkagi nüüd tulles see naiste ja meeste teema juurde, et see on ikka peamiselt naismaaklerid. On naismaaklerid. Mõned mehed ja enamus on naised, on nii? On jah. Enamus on 2/3. 2/3 on naised? Jah.
et eks me ise ka nagu mures veits vaata, et kus need mehed kadunud on, et ja need, kes on, need on juba nii hästi karastunud seal naiste seltskonnas. See oli ka, vähemasti seal on vähemalt 3 meest. Ma seda 4. ei tea. Nii, aga proovime ikka sinna alguse juurde. Ma tahan ikka natukene sinna Ahto tahtis sokutada teiste büroode vaata. Ma saan aru, et seda alustavat on parem kasvatada, eks ju. Aga kas, ma ei tea, kas see saladus pole, et ikka käib mingi süke salaja mingi kuskil teiste büroode maaklerid ütlevad, et kuule, tuleks üle, et näiteks mina olen ka kindlasti, tahaks üle tulla. Kui nad ise tahavad üle tulla, siis okei. Aga käib süke mingi selline? Tead, päris ausalt, ma ütlen, ma ei ole ikkagi väga-väga ammu sellist asja kuulnud. Aga vanasti oli ju, Tartus oli ju mindi terve meeskonnaga üle ühest ja siis mindi teisest, olid ju. Oli, ega eks seda on olnud läbi aegade, on ju. Et aga meie büroos ma päris ausalt ei oska, pigem on see, et kui keegi ise tahab tulla, vaata, et teie büroosse, me rõõmuga selles mõttes võtame kõik vastu, ma ütlen, meil headele inimestele alati leiame koha ja saame kohki juurdegi tekitada, kui nagu täis on. Et lihtsalt peab inimese enda motivatsioon ja tahe olla, nagu tulla selle meeskonna liikmeks. Et aga meie ise nagu jah, ei ole. Ei käi suskimas. Ei käi suskimisi. Ikkagi mina ei mäleta küll. Võid sul näidata, kus need Tartu bürood on, kus? Et kus nagu ütleme niimoodi, kus me oleme nagu väga-väga tahtnud kedagi nagu niimoodi tunneme. Hindajate maastikul on teine olukord, jah. Seal on puudumist. Seal on puudu neid hindajaid ja hindajaks on ju väga keeruline saada selles mõttes, vaata, et seal ei olegi niimoodi, et sa saadki, kui kõik bürood tahavad juba kutselisi vaata hindajaid, see, et hindaja sinna kutseni jõuaks, on nagu meeletu pikk periood, on ju, et seal on natukene nagu teine asi, et seal juba otsitakse nagu kutselisi. Mul viskas ühe küsimuse korra teisest teemast ette, et vahepeal kuskil netist on niimoodi ette visanud, et maakler reklaamib nagu mingit asja, mida ta on juba möönud. Mis see tähendab? Et on nagu tubli või? Jah, see on personaalturundus. On jah? Jaa, see on personaalturundus, et jah, täpselt nii ta näitabki sellega, et ta tegutseb, ta on aktiivne. Aga pangu siis alla ka kaua aega läks. Mis see nagu annab? Ma ei tea, et siis Vaata, näed hästi kiiresti. No aga see mõni hakkab kohe mõtlema, oi hästi kiiresti äkki mudavalt müüsid või? Võib. Ja, ega seal ei olegi selles mõttes, aga see ei pruugi olla. See ei pruugi olla odavalt, lihtsalt võibki olla see, et kui sul asi müüki tuleb või ongi täpselt selline mingi eriline kinnisvara, millel ongi eriline sihtgrupp, on ju, ja ta lähebki sul kiiresti ära, on ju, kuigi hind on selline, okei, on ju, turuhind, on ju. Aga siis eks see ole sellised, Aga need kuulutused, et otsin kliendile 2-toalist korterit, kas tegelikult on ka siis kliendile vaja või maakler tahab enda portfelli lihtsalt? No tegelikult nagu, meil ikkagi on joontes. Meil tuleb neid ostusoove ikkagi päris palju sisse inimeste pool. Ja meil ikka, ma ei oska öelda teiste poole pealt, aga meil ikkagi nagu reaalselt on, et neid ostusoove tuleb tegelikult palju. Päris välja mõeldud ei ole. Välja mõeldud ostusoov. No mis seal välja mõelda? Osa inimesi tahab 2-toalist, osa tahab 3-toalist. Jah, see ongi, aga meil ikkagi tuleb nagu reaalsete ostusoovide põhjal. Minul käib väga palju selliseid inimesi, et kõige rohkem ostusoove tuleb meile selliseid, et ega sul midagi umbes odavalt ei ole, kas sa tõmbaksid kellegile nii-öelda koti pähe. Siis ma ütlen, et see ei olegi üldse meil business ja siis nad on nii kurvad, aga neid on kõige rohkem. Meil on meil on odavalt hea hinnaga. Meil küll sõnastitakse, kui meil on selline hea hinnaga. Mõtlesin hea hinnaga asja, ammu müügime. Ja kui minu klient on läks, ma ei soovitakski oma kliendile hea hinnaga müüa, ma ikka soovitan õige hinnaga müüa. Või kliendi jaoks hea hinnaga, aga mitte ostja jaoks hea hinnaga. Aga nad mõtlevad, et kuskil meil on sala asi, et me kuidagi siin hirmsasti... Ise sahkerdame selle odava varaga, et siit-sealt alla värki. Ja see on nagu üürikorterite stresski hakkab. No nüüd hakkab jälle sul aeg pihta, kus nagu... Ja see on nagu maakleritele minul on ka üüriportelis asja. Ja see on nagu nii stressirohke aeg, sest sa saad nii palju sõimata kogu aeg. Et kogu aeg on nagu mingisugune stress, et vaata, sul ongi päevas, hakkab see 1-2-toalise kesklinna piirkond, hakkab trall pihta, käid päevas 3 näitamas korterit, 3 ütleb kohe koha peal ära, võtan ära
esimene saadab sulle õhtul, kuule, ma võtan ära, ma ütlesin, kuule, aga võetud juba. Ja no siis sa saad pahandada. Sina oled süüdi, kuidas sa siis niimoodi tegid? Ja siis ma kõigile ütlen, teate, meil tulevad täna veel inimesed, et arvestage sellega, aga no see on alati selline. Sest need telefonikõned, et ega teil midagi sellist pakkumist ei ole, et kui ta veel üles ole jõudnud panna ja noh, võtta üürikorteritel. Elu käib, eks ju. Ja, aga eks see ole selline kõige enam stressirohkem. Kui mina kunagi ka tegelesin müügijuhitööga, palkasin maaklerit tööle, mida ma paraku ammu ei tee, aga kunagi tegid, siis mul üks küsimus oli, kuidas sa stressi maadad ikka inimeste. Küsin et sinu käest ka, et mis sa teed siis? Stressirohke töö vahepeal, inimesed pahandavad ilma asjata. No mina käin trennis ja mul on lapsed ja mul on koer ja sinna need kõik siis saab. Lähebki kõik. Ei, no minul lähebki sinna, et mul seal lähebki stress maha, siis seal tuleb uus stress peale. Et noh, selles mõttes trennis tuleb vaata füüsiline stress peale, siis enam ei jõua nii palju aju genereerida, lihtsalt füüsiliselt on nagu raske vaata. Et keskendud nagu sellele on ja. Et kuidas trenni nagu ära teha. Ja noh, mina olen selline trennis käia, telefonid, kõik asjad, kõik, ma isegi pulsi kella peale ei pane, lihtsalt kellaaega vaadata vaata. Et ma telefonidel keegi kätte ei saa ja täiesti out of focus. Et mina ei võta kuhugi nagu telefoni kaasa. Kui mingi asi on, küll ma tegelen peale trenni on selliste erroritega. Ja samamoodi ma käin koeraga jalutamas, ma isegi lapsed teavad, et kui ma koeraga jalutama lähen, siis nad helistada ka võivad, see mulle siis helistab, kui maja põlema läheb. No võtta, oleks pealt koolitama neid kõiki, ma mõtlen, et kõige parem vastus on, meil ikka käis neid, ma olen vasti mingisugune nii 100 tööintervjuud kindlasti nagu elus läbi viinud ja mitte keegi nii hästi vastanud. No näed, aga mul ongi, ma oleks lõdvalt tööle saanud. Ma lihtsalt kõnnin koeraga nagu, lihtsalt kõnningi ja ongi lapsed, ma täiesti, lapsed ka juba teavad, et ei tohi, siis kui vaja midagi küsida on, siis emme pole anna andeks, et ma helistan, maja ei läinud põlema, aga ma teadsin seda. Et ma lihtsalt tahan nagu välja lülitada ennast nagu täiesti. Ja siis jalutati seal koeraga, mängid koeraga väljas ja nukki on. Siis teevad koju ja sa hakkad vastu õppima. Uus stress. Erinevad stressi tulevad elu. Ta jah, vaata, mitte üks ain nagu selline tööalane stress, aga sul peab neid pisikesi igalt poolt juurde tulema, siis hüppad ühest stressist teise, ei teki ühka suur stress. Võib-olla see oli geniaalne, mis sa ütlesid. Ma tea, kui me võtame nüüd vist varsti peab kokku, jah? Ma arvan, et see stressi teema on, et see võib, me tavaliselt iga saate lõpus võtame nagu 3 uut asja, mis me nagu, mis me nagu õppisime siit. Mina paneks, ma ei tea, mis sinu mõte, mina võtan see stressi lahendus, et üks väiksed stressid maandavad üksteist, see on vast väga hea tähelepanek sul või ma ei ole niimoodi mõelnud kunagi. Ma olen mõelnud, et saaks ära sealt sellest. Üldse, see ei ole võimalik. Jah. See ei ole võimalik. Kuskilt ära saad, see ei ole võimalik. Ei, ma ka tavaliselt ei saa ära. Et ma nagu... Sa võid mõeldagi, issand tahaks, aga ei saa. Hüppaks maha, aga seda ei saa, jah. Seda ei juhtune. Aga see on see proaktiivne mõtlemine. Sellest me just ei hakka seda panema, seda proaktiivsus. Aga mis meil veel oli? Mainäri. Et kinnisvara maaklerit äri on mainäri, on ju? Mis see veel oli? Maakler paremat diili endale ära ei osta. See jääb ikkagi laua peale. Aus maakler paremat diili endale ära ei võta. Ja ma pigem küsin kõrgemat vahendust ja kõrgemat hinda kliendi jaoks. See väärtuspakkumine ei ole selles, et sa ise napsad ära. Täpselt. Minu jaoks ei ole seda. See on nagu teine äri ikka kahe sellise. No võt, kuule, aga päris tore saade sai. See on nagu väga huvitav elu, et mehed üleskutse Uusmaasse maakleriks. Jah, võtame vastu kõik. Aga arvestage, peate rivitrilli läbima enne kui me tõid. Jah, et kas te tahate? Noh? Tuled või? Tuled. Pole aega. Ta on korra käinud kunagi. Mina olin 2002. Seda oli pool aastat maakler. Seal ei olnud sellist trilli minu arust. Ei olnud. Teised väärtushinnangud. Kuule, aga aitäh sulle. Tore, et sa tulid. Rõõmuga. Aitäh. Olen positiivse. Jah, ta on väga positiivne. Jah. Järgmine esmaspäev välja. Nägemist. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.